Nii, ja nüüd kolmas ülesanne. Ilmselgelt kõigist kõige raskem pärit on ta Serbia olümpiaadilt, nii et ta on võrreldav meie vabariikliku vooru ülesandega. No, nii või naa, aga me oleme nüüd kogenud, teame, et tark on tegurdada ja siis tõepoolest seda kasutamegi. Täpselt samamoodi nagu eelmises ülesandes väikeste nüanssidega juures. Kolmas ülesanne ja tekst kuidagi ära vahetamiseni sarnane eelmistele, siis eelmine oli võrrand, aga siin siis leia kõik kahekohalised naturaararvud üldkujul siis A, B, kui on teada, et A ja nüüd see täht on 0, mitte O, vaid 0 on seal keskel, kolmekohaline arv A0B jagub meie kahekohalise arvuga AB. Võib ka kirja panna, et kahekohaline arv AB on kolmekohalise arvu A0B teguriks. No nii, vahendus. No ta on väikese konksuga jah, et me siin nüüd otse mingisugust seost antud ei ole, me peame seose ise tekitama. Siin on antud ainult, et midagi jagub millegiga, aga seost ega võrrandit ei ole, kus hakata uurima, et vasakpool selline, parempool selline. Selle peame ise tekitama. Ja no, kui teil on näiteks, no te teate, et 8 jagub 2-eks, ma ei tea. Mida see faktor ütleb? Ütleb seda, et 8 ei ole midagi muud kui 4 korda 2. Kui teil on mingisugune arv M ja see jagub näiteks N-iga. Iseenesest mingisugune seos muidugi ei ole, aga selle põhjal te võite järeldada, et see M on N-ist suurem, jah, kui ütleme siin naturaalarvudest räägime. Aga me saame järeldada, et M on võrdne mingisugune K, kusjuures K on mingi naturaalarv, siin juba naturaalarvudest jutt on korrent. Ja vaat seda asjaolu siin seose saamiseks tulebki ära kasutada. Muid võimalus ei ole, sest sellest jaguvusest üksi siin jääb meile väheks. No paneme selle kuidagi moodi kirja ka, et see kolmekohaline arv A0B jagub AB. Siis selle põhjal võib mina öelda, et see A0B ei ole midagi muud, kui ma valin sama tähe, siin valisin K, et ei ole midagi muud kui mingisugune naturaalarv K korda kahekohaline arv AB. Vaat seda on vähe. See on juba võrrand. Võrrand, mida saab tegurdada, vasakule paremale poole viia, jaguvusi siin analüüsida, paaritud olukordi, kõike muud. Üldkuju me teame, A0B kirjutame välja siis meile sobivamal kujul, et see oli ju midagi muud kui 100 A-d, nii nagu see esimeses ülesandes juba. 0 ilmselt pole kirjutada vaja, 10 korda 0 on tõesti siin keskel, pluss B. Ja siin paremal pool on siis see K, mis meil muidugi on tüliks jalus. Tema kohta ei ole üldse mingid andmed, kui et ta naturaalarv on, eks 10 B-d. Nüüd on esimene mõtlemise koht. Võrrandi me tekitasime ja nüüd on vaja siis vaadata, millised tegelasi seal selles võrrandis on. Mina hakkan vaatama, et seal 100 ees on, A ees on 100, see hakkab silma, B-s on 1, ei ole midagi, K ei ole midagi. Siin tolgendab veel üks 10 A-d. Ainult 2 asja on natukese sarnased, on see 10 siin, peaks silma torkama, ja 100.
kui need tegelased kõrvuti oleks, siis saaks ju sulgud ette tuua ja kui siin A-d küll arvestada, vist kogunisti 10 A-d. Ja 10 pole midagi muud kui 2 korda 5. Järelikult kuskil on juba 2 peakohus, kuskil on 5 peakohus. See annab meile niisuguse konksu. Niisiis, plaan on selge. Korrutan sulud läbi. Õnnetu olukord, milleks parem pool on tegurdatud, aga see on halvasti tegurdatud meie jaoks, ei anna midagi. Ja need 10 ja 100 liikmed viin vasakule poole ja need ülejäänud, kus on muideks ka üks ühine tegur B nimelt, viin paremale poole. Mina vahetan siin lehte ja teie peate siis oma paberi peal lihtsalt jätkama. Ja korrutame siis sulud läbi kõigepealt. Ma kaotasin järje ära siin vahet. See oli siis 100 A-d pluss B oli meil siin vasakul poolel ja nüüd paremal poolel tuleks need sulud läbi korrutada. Tähestiku järjekorda 10 AK-d pluss B ka. Ja nüüd viin siis oma plaani teoks. See 100-ga tegelane ja 10-ga tegelane ilmselgelt oleks kasulik viia ühele poolele. Vist ei ole vahet kummale poolele, aga tundub nagu ilusam vasakule viia. Ja need ülejäänud liikmed, kus on ka tegelikult B on meile ühine. Sellest võib kasu tõusta ja tõusebki ilmselt. Viin paremale poole. Ja nüüd siis tegurdamise koht. Milleks avaldised tegurdatakse? Pärast tegurdamist on alati kuskil mingi konks, mida abil saab alustada vähemalt mingit arutelu, kui ei muud. Ja paremal pool ilmselgelt B nagu nõuaks sulgud ette toomist. Vaat sain sellise kuju. Ja mina ei usu, et siin nagu midagi ilusamalt kuidagi kokku saaks üldse tekitada. Vaat, see ongi nüüd minu järgnevas arutelus selline põhiseos, panen täna nimeks seos 3. Kolmanda ülesande kõige tähtsam seos. No nii, väheke nuputamist. Üht-teist juba tegelikult silma torkab siin. Ja nimelt, poole sõnaga juba rääkisin, et võt see 10 siin vasakul pool ees. See oli midagi muud kui 2 korda 5. Paneme A korda veel 10 miinus K ja paremal poolel on B korda K miinus 1. Ja nüüd see arutelu siis hakkabki. Mul on valida kas 2 jaguvuse vahel, vasak pool sisaldab tegurit 2, nimelt siin. Järelikult peaks parem pool ka 2 jaguma, aga 2 jagumine, 2 jaguvad ju arvud üle 1, see on suhteliselt nagu lai piirang, et minust oleks tark hakata konksutama siit 5 juurest. Vasak pool sisaldab tegurit 5, järelikult siin peab olema ka tegur 5. Paneme kirja. Kogu selle võrdluse vasak pool jagub 5-ga. Tegelikult ka 2 ja 10-ga ja mine tea veel millega, aga võtame selle 5 ette. Vasak pool jagub 5-ga. No, sest seal on tegur 5 sees. Ja need ülejäänud on jah, see 2A ja 10 miinus K, nendest on informatsiooni suhteliselt vähe. K kohta muideks on üks oluline asjaolu kohe algusest peale teada, aga ma ei viidanud veel sellele. No mis ma siis järeldan sellest, et see on 5 sees? Parem pool peab ka 5-ga jaguma. Ja paremal pool on ainult 2 tegurit. B ja K miinus 1. Nendin, et B on number 0-9, aga K kohta meil pole mingisuguseid piirangud teada. See oli lihtsalt üks kordaja. No põhimõtteliselt siis nagu 1 miljoni. Tõsi, see on valearvamus. Piirang 10 on ees tegelikult. Ja edasi hakkan siis lihtsalt siin loogilise arutelu teel edasi minema, et no oletame, et see B on see, mis 5 peab. B 0 olla ei saa, 0 muidugi jaguks 5-ga, aga B saa 0 olla, eks.
ja ta oli üheliste number, B võiks olla 0, siis on võimalik, et B on 5 ja 10 täna meil saaks olla ja siis see järgmine arutelu on siin K-1, äkki on see K-1 see, mis jagub 5-ga. Täiesti võimalik. Nii et mina pean nüüd vist lehekülge kustutama. Selle põhiseose 3 all on veel olulisem seoseks. Ja hakkan ükshaaval siis neid juhtumeid siin välja kirjutama. Leht vahetub kohe ja nüüd ta läks. Esimene juhtum. No see on siis näiteks B võrdub 0. Kui B peaks olema 0, siis seos number 3 saab järgneva kuju. No, paneme see ette siis. Kui peaks nii olema, aga 0 5-ga jagub ja see 5-ga jagus on rahuldatud. Seos ise saab siis 2 korda 5 või ka 10, kui ta asjad kirjutama korda A, korda 10 minus K ja parem pool 0 korda K minus 1. Selline lugu. Ehk kogu parem pool tuleb 0. 0 korda midagi on 0. No nüüd on vasakul pool küsimused, et kuidas see vasakul pool 0 saaks olla. A ilmselgelt 0 olla ei saa. Miks? Tema on kahekohalise ega kolmekohalise arvu esimene number. See ei saa 0 olla. Ainus võimalus, et see 0 on pärit siit. 10 miinus K juures. Ehk 10 miinus K peaks olema 0. Ja sellise juhtumil oleks tõepoolest 0 võrra 0. Mingit vastuolu siin K puhul ei ole, tõsi ma siin nüüd tahaksin hakata väheke seda K-d uurima. Et tegelikult see, et K on 10, see mingisugust vastuolu ei ole, sest tõepoolest ei sisada, siis tuletan meelde see, et 10 ei olnud number. Tema oli üks kordaja seal võrrandis. Ma kirjutan selle võrrandi veel kord välja, uurime selle K tausta natukese. See osutub siin edaspidises oluliseks. No milline ta oli see A0B võrdus K korda ja AB. No, selles seoses kordaja. Ja nüüd nutikame. Õpilane tegelikult ühte asja taipab veel, et see 10 sobib nagu põhimõtteliselt küll, et miks ta ei peaks sobima, aga 11 enam ei sobi. Kui see K peaks olema näiteks 11, siis noh, siin arvukam juba näeb silmas ära, et see vasak pool läheb liiga suureks kätte ära, et selles on see põhjus, et siin on ju ainult 100 A-d ja mingi õnnetu B lõpus, aga siin tuleb juba 110 A-d, eks. Ja ilmselgelt võrdumist ei ole. Võrdluse vasak pool jääb paremast väiksemaks. Nii et ilmneb, et see ka väga palju erinevaid väärtusi omada ei saagi, et igatahes sealt altpoolt mingisugused piirangud peale tulevad, aga üks on küll selge. See K on väiksem või ka võrdne kui 10. Aga 10 sobib küll, jah, proovige. Nii, ühe lahendi siis saame peale välja kirjutada, kusjuures see lahend on kaunis ebamugav. Ühe 10. klassi õpilasel isegi kuidagi nagu aru saamata. Et see esimene lahend on siis selline, et kui B on 0, siis see K, mille kohta meil tegelikult ei olegi mingisugust küsimust, on 10, aga A iseenesest võib olla ükskõik milline number.
tõsi, null ei sobi. A ise võib olla ükskõik milline. No, vaadake seda seos 3. A võib olla 1, võib olla 2, võib olla 3, mingit vahet ei ole. Niipea kui K on 10, on nii parempool 0 kui ka vasakpool 0. Nii et siit tuleb päris palju õiget lahendit. 10, 20, 30, 40, 50 kuni 90. Teine juhtum. Ehk kui see B siin selles seoses 3 peaks olema 5. No vahetan jälle lehte, hästi kuidagi täis. Teine, mis on ebasobiv, ebamugav variant, B on 5. Seos 3 saab siis kuju 2 korda 5 korda A korda 10 miinus K on, ja nüüd oli B kohta K miinus 1, aga nüüd on siis 5 korda K miinus 1. Ja nüüd on see 5-ga jaguvus meil tagatud. 5 võrrandi pooltad muidugi lausa taanduvad. Ja järelejääv seos tegelikult üldsegi mitte väga mugav uurimiseks ei ole. Nüüd me peaksime kuidagi saama siit kätte ju A-väärtuse. No, lihtsustame natukese. 2A korda 10 miinus K on K miinus 1. Üritame A avaldada kuidagi. Selleks piisab, me jagame võrrandi poole 2 korda 10 miinus K läbi. Ja A võrdub siit. Kaunis keeruline. K miinus 1 jagatud 2 korda 10 miinus K. No selline kord. Tundub küll nagu piiramatu hulk neid lahendeid siit tulevad, et milles siin nagu kinni hakata, aga saab siin ka. Ja nimed. Vaadake siia alla nimetasse. Siin on 2. Kui siin all nimetajas on 2, siis kogu see nimetaja peaks olema paarisarv. Paarisarv. Tuletan meelde, et A on number 1 kuni 9. Ja nüüd, et siia vastuseks ilus naturalarv saada, nüüd ei ole muud võimalus, kui et see lugeja ise peaks olema ka paarisarv, sest paaritu ja paarisarv jagada naturalarv või on paaris. Ja nüüd lihtsalt katsetame. Ka on meil üks piirang peal, tal oli, me teadsime tast nii palju, et ta oli 10-st väiksem, muidu läks seal koha alguses parem pool liiga suureks kätte ära. Aga rohkem teps mitte me temast ei tea. Kas ta 0 võib olla, 0 ei või olla, siis 0 korda jälle ülesanne alguses muudab olukorra mõttetuks, aga 1, siis just, kui ka on 1, no vaatame. Siis see A tuleb meil 1 miinus 1 jagatud 2 korda 10 miinus 1 ehk 0 jagatud, no millega iganes. Siin on 18 antud juhul vist 0, A on 0. A-ga 0 olla ei saanud. No esimene number. Nüüd ma riigin niimoodi, et lugejasse tuleks paarisarv, nii et ei ole mõtet K-d kahte panna, siis tuleb lugejasse paaritu arv. Tark katsetus on siis vist panna kohe K3-ks. Mis siis A-väärtuseks tuleb? Siis tuleb 3 miinus 1, näete paarisarv. Ja see 2 siin all on parasjagu rahuldatud. 3 2 jagatud 2 korda 7 ja tulemuseks 1/7 A-väärtuseks kindlasti ei sobi. No nüüd jääb üle veel 5, 7, 9 proovida. No, kes on nutikam, teeb juba kiiresti peast, katsed ära, ma teen siia ühe veel. Kui ka peaks olema 5, siis A on 5 miinus 1 jagatud 2 korda 10 miinus 5 ja taas vist tuleb muduline see vastus.
suurt tulid ilma asjata täiesti. 1,2 viiendikku. No ei sobi. 7, 9 ja siis peaks olema see katsetamine mul siin nagu läbi. Aga siin vist muud võimalust ei ole, kui et kes tahab võib muidugi entida, et tegin peast, ütleb kohe K7 ja K9 on vaja läbi teha. Kui K peaks olema 7, siis A tuleb. Olekski pidanud vist hakkama sealt ülevalt poolt pihta. Siis tuleb 7 miinus 1 ja jagatud 2 korda 10 miinus 7-ga. Ja nüüd see on esimene õnnestumine, üles tuleb 6, alla tuleb 2 korda 3, 6 ja 1. Ja A1 igatahes olla võib. Ja 9 miinus 1 jagatud 2 korda 10 miinus 9 ja veel üks õnnestumine, nagu ma aru saan, jah. 8 jagatud 2 korda 1 ehk 4. Olemas. Ja nüüd ei meil, kirjutame nüüd vastused ka välja. Et kui A oli 1, siis mõlemal juhul oli meil põhijuhtumis, kus B oli 5 ja kui A on 4, siis B on ka 5. Nii et kui ma eelmised vastused veel kokku võtaks, siis tuletan meelde, et 10, 20 kuni 90 sobis ja nüüd tuli veel 2 vahend, 15 ja 45. Ja me ei ole veel ülesandega sugugi lõpul, et siin on üks variant meil veel vaadata. See oli siis seose 30 tagasi. Mina puhastan siin jälle lehe korraks ära, kirjutan ka vahevastuse välja, et meil meeldeks, et siin on siis 15 tuleb üheks sobivaks vastuseks ja 45. Jälle need meelden ka. Vaatan siis seoses 3 selle teise juhtumi ära. Nii, kirjutan 3 veelnud välja. Ja kaunis pikk ja keeruline ülesanne tõepoolest. Kui me tuletan meelde, et me lähtusime või õigemini mina lähtusin sellest, et B jagub 5-ga, aga siin oli teine tegelane veel siin paremal poolel, et see K-1. K-1 kohta me oleme nüüd ükselu targemad, me teame, et on 10-st väiksem arv ja 1-st suurem. Võib juhtuda, et see 5 ja K-1 on need, mis 5-ga jaguvad. See variant ka läbi vaadata. Kui K-1 jagub 5-ga, siis ja nüüd nii palju mul oli nendest eelmistest variantidest või 2 juhtumist kasu, et nüüd ma tean, et K-väärtusi on 1 ja 10 vahel. Ainuke K, mis siin sobib, on ilmselgelt 6. Ja tuletan veel kord meelde, et tegelikult see on vist meil see 3. juhtum, et 3. jaguvus B on 0, esimene, B5 teine ja nüüd siis K-1 jagub 5. Siis K peaks olema 6, minu mõistus, sest K üle 10 ei läinud ja loomulikult alla 1 K mitte. K6. Kui K on 6, siis kogu see seos 3 saab kuju 10 miinus 6 ja B korda 6 miinus 1. 10 A korda 4 ja 5 B-d. Nüüd saab eraldi pooled siin 5-ga läbi jagada, taandada ja 2 ja 4 nad kokku 8 A-d on sama hea kui B. Siit saab ühe lahendi veel.
ja kohe on see ülesanne ka läbi. No siit järgida mida? A ja B mõlemad numbrid. A 0 olla ei saa. Kui te A panete 8, siis tuleb vasakpooli ka 16 ja B ei saa 16 olla, sest tema ka number. Siit tuleb siis ainult ka võimalus, et A on nimelt 1 ja B on 8. Ja nüüd me oleme tõepoolest nii vaprad olnud, et selle ülesanne kuidagi siis ära ka lahendanud. Kirjutame veel kõik vastused välja, mis meil sobisid. Nii, no mälu järgi. Kui B oli 0, siis sobisid ükskõik millised A väärtused 1–9. No see annab meile lahendit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ja 90. Nüüd sellest teisest variandist, kus me eeldasime, et B jagus, B oli 5, 5 jagus ta niikuinii, sealt tuli meil 2 vahendit. Kustutatud, aga sealt tuli 15 ja teine oli 45 ja need tulid õige visalt meile, tuletan meelde sealt. Seos oli A võrdub K -1 jagatud 2 korda 10 - K vist. Nüüd see viimane juhtum osutus nüüd lihtsaks. K ainuke võimalus on 6 ja siit tuli kohe automaatselt osa. Suurusjärjekorda nüüd see vastus ei saanud, 18 ja 30 siin lõpus. 3, 6, 9, 10, 12 vastust. No nii, 10. klass. Olite tublid, tada, kohtume.